Jõune. Lähme Endla järve äärde siis sadamat koristama. Näitame üles initsiatiivi. Teeme ise ära. See tähendab, koristame prügi kokku. Paneme selle kindla koha peale. Ja siis anname info Keskkonnaametile, et see prügi on seal. Ehk siis selle prügi teisaldab see, kes seda teisaldama peab, kas siis RFK või Keskkonnaamet. Seda mina täpselt ei tea. Aga miks me niipidi teeme, on sellepärast, et punkt 1, meil puudub ressurss, et seda prügi jäätmejaama viia. Ja punkt 2, meil puudub võimekus, et seda looduskaitsealalt välja tuua. Meil ei ole paati. Ja meil ei ole käru, millega paati vedada. Ja meil ei ole luba, et järve peal liigelda. Lihtne. Vot, davai. Pigem korralik asi. Pigem korralik. Endla järv. Me oleme siis järve ääres siin. Ja siin on suurelt punased kirjas. No see on muidugi sammaldunud, võib-olla see on nagu ei ole osatud välja lugeda, aga prügi mahapanek keelatud. 3 sõna trükitähtedega. Ja punaselt. Ja võiks see nagu jääda. Võt. Aga no vaatame, mis teha annab. Et siin hiljaaegu, ma see mehe nime ei mäleta, ma ei ütle ka. Igatahes ta ütles, et ma proovin igalt poolt ainult halba näha. Ma ei ole väga midagi head näinud siin lihtsalt. Ja järve äärde tulles, ainuüksi siia jõudes, on kott täis. Ja see pilt, mis siin ümberringi avaneb, see on trööstitu. Väiksed stiili näited näed. Täna üritame nii palju ära korjata, kui palju meil kotte on. Seal on pudel, siin on plastmassi, seal on mingisugused porolonid. Noh, see on täpselt selline porolon, mida see kalamees järgmine aasta nagu nii endal tagumiku alla ei pane. Fenoplasti tükid. Veel taarat. Ja mingid vineerid, need on ka kellegil mingiks istmeks, ma arvan. Hästi säilinud kindlasti siin niiskas. No nii, Absolut vodka. Olen enne ka küsinud, kes vastutab, kas tarbija või tootja. Noh, sinu käest samamoodi, pole kutte. Konn. Ei olnud kirja. Mingi Ivan Põllist, jess. See on vist unnana kasutatud. Unnapüüki minu arust ei tohi teha Endla järve peal. Aga ju siis nüüd võib või ma ei tea. Raadi trussikad, ma ütlen. See August Sabe. Ja, kontroll. Õnneks Endla looduskaitsealal ei ole kontrolli.
siin on kellegi prillid näiteks. No uued, kuule, praktiliselt tudad. Noh, see teeb küll omale. No mis siis? Valuuta, jah? Toolja. See on nüüd põhimõtteliselt poole tunni töö. Jah. Nii, see on küll väärtuslik asi. Ma ei tea, aga tundub, ma panen siia paadi alla. Äkki on omaniku oma. Näen, ma loovaras on lõnjad surevad siin. Magroflex. Uskumatu. See on tase, jah. Ma olen kõike muud metsast leidnud, aga tõesti Magroflex on nagu veel leidmata jäänud. Seal paistab ka mingi mäga. Sool. Looduslik sool. See on see, iga kord, kui keegi ütleb, et ma olen kalamees, siis mulle tuleb silmad, et seoses kalamehega näed siuke pilt. Ja see on ainult käpu täis, mis me siit sadamast ja ümber paatide kokku korjasime. Järves on, ma arvan, et 4 korda sama palju igasugust taarat ja jura, sest et kalamehel nagu ikka joob purgi tühjaks, laseb selle vett täis ja laseb selle põhja. Ühesõnaga, meie töö on tehtud, korjasime kokku, jätame siia kanali äärde ja siis kas Keskkonnaamet või RMK, eks nad ise jagelevad, kes sellele järgi tuleb, aga ma loodan, et see juhtub üsna ruttu, sest et muidu linnud korjavad selle uuesti laiali. Et peale siukest prügikorjamisaktsiooni mul tekkis üks mõte, üks reformi mõte ja reforme peab tegema, sest muidu kurat maailm ei muutu. Ühesõnaga, kuna siia enda järve peale kalastama saab tulla nagu igaüks põhimõtteliselt, teeb selle kalastuskaardi omadele. Aga uue reform võiks olla sääne, et kõik, kes tahavad tulla enda järve peale kalale või siis Sinijärvele, peavad tegema enda looduskaitsealal ÜKT-d vähemalt 8 tundi. Siis saad tulla
ühe hooaja kalale näiteks. Ja nüüd, kui mingisugune rikkam saks kuskilt pealinnast ütleb, et ma ei tee küll mingit ÜKT-d. Ma iga kord käin, siis mul on need linaski püüki teevad vennad niimoodi, et võtavad need kuradi naiste nailonsukad onju. Ja siis löövad selle pudru sinna suka sisse ja siis viskavad ette. Siis on nagu point on selles, et see linask ei saa hästi nagu sellele toidule ligi ja ei söö kõhtu täis, aga on kogu aeg sul seal söödaplatsil all nii-öelda. Ühesõnaga, meie jaoks tähendas see praegune aktsioon siukest, ütleme, laias laastus 2 tundi. Aga kui kõik vennad oma sita kaasa veaksid kohe, siis oleks muu elu ka 2 tundi pikem olnud. Davai, jumalaga.